No siin on kõige lihtsam kohe küsimus esimene kõigile teile. Mida te siis konkreetselt teete, et autosid ja automaailma uuendada? Rääkige oma tööst ja oma firmast. Hakkame sealt peale. Kellel mikrofoni ei ole, siit saab kohe ilusti võtta mikrofoni. Tere. Et mina tudengivormil esindajana või Formula Student Team Tallinna esindajana uuendamise poolt on see, et innovatsioon tudengivormelis on arendada insenere, kes on pädevad, kes teavad, kuidas kaasaegses inseneeriamaailmas siis tulla toime uute väljakutsetega ja see on täpselt see innovatsioon, mida me loome. Et kui siin oodata tehnilist revolutsiooni, siis see ei ole kindlasti koht vaadata tudengivormeli praegustele liikmetele otsa, vaid just see, kuhu tudengivormeli liikmed jõuavad tulevikus ja võib-olla siin kõrvalolijate pealt on näha, et insenerid on jõudnud kaugele. Andke siis mikrofon. Jah, teil on mikrofoni olemas. Ma arvasin, et see on su esimene küsimus, et mis teid kõiki seob? Meid seob Formula Student, mis on kindlasti ülihea selline aluskivi, kus pealt edasi minna igal poole autotehnikasse. Mina isiklikult siis töötan hetkel Koenigseegis, olen Drive Trainee tiimi lead, mis on siis põhimõtteliselt meeskond insenere, kes disainivad mehaanikakomponente veermikule. Või kui väga üldiselt öelda. No teie firma kohta on teada, et te teete maailma praktiliselt kallimaid autosid. Mitte ilmtingimata kallimaid, vaid ühtesi kallimaid kindlasti. Mis see hinnakategoorias on ja mis autod on? Oleneb autost, kas see auto on teinud Landspeed rekordi või see on mingi muu auto, ma ütleks võib-olla 3–6 miljonit eurot, suurusjärk. Mida siis selle raha eest saab? Ma arvan, et selle raha eest saab kõige enam võib-olla kunsti ja eksklusiivsust ja sellist väga challenging inglise keeles, ma ei tea, mis see eestikeelne vaste võiks olla, inseneerlikke lahendusi. Sellist, mida, kui sul on juba kõik autod olemas, reeglina nendel inimestel, kes ostavad meie autod, neil on olemas juba kõik need teised variandid. Ja siis see on ainult üks hääd on sellele. Ja nad lähevad millegi järgi, mis ei ole kõigile kättesaadav. Kui palju neid autosid siis Eestis võib näha? Ma ei tea, et Eestis oleks. Üldse siin Ida-Euroopas on neid väga vähe. Ei ole teadlik ausalt öeldes. Kui palju teie autosid siis on ja kus maailmas? Selle numbri ma oleks arvates pidanud järgi vaatama, et sellele küsimusele vastata. Meie autosid on, ma ütleks 200 pluss. Praegust ESCO mudelit me toodame 125, sellele järgnevad CC850, mis on siis Hamas-mudel võib-olla või Halo, nagu me teda nimetame, on 75, sellele järgnevat 4 istmelist tuleb 300, et vaikselt kogu aeg tuleb neid juurde. Nii, Indrek, teie panus? Auto arendamisse ja firma laiemalt? Ja firma, siis mina tulen Clevonist, asume siis Viljandis ja toodame siis isesõitmise potentsiaaliga sõidukeid, mis siis täna on teleopereeritavad ja sõidame Eesti teede tänavatele, mujal Euroopas ka muidugi. Tulles tagasi selle innovatsiooni juurde, et mõtlesin ka, et selline meie ühisosa on tudengivormel, et see on nagu minu isiklikus elus ka selline väga tänuväärne hüppeplatvorm. Selline kadunud hing Saaremaalt, kui ma olin ja tulin siia Pealinna ülikooli, et siis tudengivormel muutis minu jaoks väga palju. Ja ma arvan, et see hüppeplatvorm siin Janek Lupin on selle sünni juures olnud, et see sügav kummardus temale ka. Et tudengivormelis osalenuna sain ka mina võimaluse siis töötada Koenigseegis. Kui tudengivormis oli nii, et Ruben oli minu õpetaja, õppisin temalt, et siis kui mina ja veel 2 Eesti meest läksid Rootsi tööle, siis me olime see nii-öelda uks või ukselink Ruben, kes aitas ühe talendi siis nii-öelda Eestist jälle ära varastada. Minu lihtne innovatsioon selle juures on see, et ma käisin ära ja uurisin, kuidas tehakse mujal ja mingi hetk siis
ma mäletan, see oli üks jalutuskäik, me oleme seal hästi tervislikud noormehed, et lõunapausist jalutame ringi. Küsiti, et mis on see nagu väärtus, mida te taga ajate või mis on see, mida te nagu ühiskonnale tahate pakkuda, et siis oli 2 varianti, et kas sa nagu sellise mega- või hüperautode näol pakud mingisugust emotsiooni kliendile versus see, et sa nagu laiemalt ühiskonnale nagu annad midagi tagasi ja siis sellest päevast või hetkest alates ma jäin mõtlema, et kui ma nüüd üks päev Koenigseggis enam pole, et mis on see, mida ma saan teha, siis nagu oma selle teadmiste pagasiga Eestis ja siis Clevon oli suurepärane võimalus siis minule tulemaks tagasi ja muuta nagu inimeste elu läbi sellise innovatsiooni mugavamaks siis. Ja te kõik 3 olete selles koolis siin käinud? Ja, tervitused ka autotehnika kursusele. Olen ise ka lõpetanud autotehniki. No näete, kuhu saab välja jõuda siit koolist. Igale poole. Igatähes väga muljet avaldav kuulda, et eestlased räägivad autonduse tulevikus nii selgelt kaasa. Absoluutselt ja ma tahaks kuidagi innustada neid Eesti tudengeid ka. Ma ei tea, kuidas ma pean seda tegema, et ma olen üritanud... Oma näitega? Ja, absoluutselt, ma olen üritanud ka neid kutsuda, et te peaksite kõik aru saama, et kõik uksed teil on valla, te peate lihtsalt huvi tundma ja otsustama, et te tahate minna, kandideerima. Ma otsin praegult reaalselt ise oma meeskonda 5 inseneri ja mul on raskusi, sest et kandidaadid on nõrgad ja ma tean, et siin Eestis on palju tugevamaid kandidaate olemas. Ja ma olen näinud neid igasuguseid inimesi, kes tulevad mis iganes kohast, selles mõttes nad võivad tulla Rimakist või Ferrarist või Porschest või kus iganes, nad ei ole kuidagi paremad kui meie, nad ei ole kuidagi erilisemad. Pigem kui sul on see nagu hind sees ja sa tahad teha ja sa oled loomulikult omanud ka normaalse hariduse ja eriti hea, kui sul on praktiline kogemus all, mille pärast ma formulstudentid upitan veelgi, kuigi me oleme seda juba palju upitanud, siis tegelikult sul on kõik uksed valla. Puudus on, inseneridest on puudus. Palju tahetakse tulla lihtsalt koolist otse ilma igasuguse kogemuseta. Et kui on kogemus ka all, siis igale poole võib kandideerida. Ei maksaks tagasi olla. Ise siin muidugi Eestis on nii hea olla, et raske on ära minna. Ja neid inimesi ma ei saa kahjuks kuidagi aidata. No tagasi saab ka alati tulla. Loomulikult, see on ainult vahepeatus. Aga räägime nüüd meie konverentsi peateemal. Kuhu siis autotööstus liigub? Te olete nüüd otseselt seotud sellega auto eriala lõpetanud. Mis siis tulevikus tuleb? Ja ma enne esitasin selle küsimuse saab ise vastata. E-kütusest. Ja ma saan vähemalt selles mõttes võib-olla kommenteerida. Ma sain siit lava pealt kohe vastuseks, et see ei ole nii efektiivne. Ja teine vastus oli vist, et meil ei ole elektriautode jaokski elektrit, et kuidas me siis saame seda kütust teha. Et ma arvan, et kütus on energiakandja ja me ei pea ilmtingimata seda päikese tuleenergiat siit Eestist koguma, et seda kütust teha. Kui meil on valida CO2 taseme tõstmise või efektiivsuse vahel, siis võib-olla me peaksime vaatama, äkki me oleme nõus siis efektiivsuse poolt natuke järgi andma. Ja kui vaadata, et kuidas autotootjad investeerivad praegult ka e-kütustesse, et tundub, et see ei ole hetkel, ma ei ole poliitik ja ma ei ole ka ilmtingimata mingisuguse ettevõtte esindaja, et endale kasulikke tingimusi luua. Tundub, et sellest praegu väga palju juttu ei ole, aga kui vaadata neid rahasid, mis sellesse investeeritakse, ma oleks üllatunud, kui midagi muud ei tule asemel ja kõik me peaksime sõitma elektriautodega. Ma ei ole ka elektriauto vastane. Ma arvan, et siin on väga, ma ei tea, kas ma peaks mainima, et ma sõidan diiselautoga, aga selle on väga lihtne praktiline minu jaoks väärtus, et võib-olla mõned inimesed vastavad siin midagi teistmoodi, et mul on vaja natukene maastikvõimekamat autot, diisliga oli lihtsalt kütusega väiksem, ma sõidan selle autoga, eks ole. Rootsis näiteks on diislid enam maksustatud, automaks diislitele on kõrgem, kütus on kallim, kõik on nagu selles mõttes halvem, mille pärast ma ka ennem tõin välja, et tegelikult see, kuidas me maksustame neid kütuseid, sageli otsustab, millega me sõidame. Mul ei ole lihtne hetkel näha, et me kõik sõidame elektriautodega, ja see kuidagi ei mõjutaks seda elektri hinda, mida kodupajapidamises on vaja maksta selle eest. Et võib-olla ma olen ise loll ja pean õppima ja siis ma olen esimene seda tunnistama, esimene seda tegema. Et mina ei oleks absoluutselt selle vastu, et igapäevaselt sõita ka elektriautoga. Ma arvan, et igapäevane selline commutimine, liikumine võiks olla soodne. Samas mul on kindlasti ka see pisik sees, mis naudib ka Koenigseggi rooli keeramist ja mis naudib head mootori heli, nii et ma loodan, et me keegi ei pea lõpetama seda, mis meile meeldib, aga me saame seda teha efektiivselt ja keskkonnasäästlikult. Jätkame sealt. Tulevik.
ja no kindlasti see efektiivsuse teema on üks väga suur suund, mille vallas annab areneda, et kuidas efektiivselt transportida või liigelda inimestel, transportida kaupasid. Aga mis võib-olla, kui siin oli küsimus teemal, et Eesti roll selles tulevikus, siis võib-olla saab rohkem rääkida sellist individuaalsetest lahendustest, et kui siin suure autotööstusega ilmselt võistelda ei anna, aga küllap annab järjest rohkem minna innovaatiliseks siis nende uute lahendustega ja luua individuaalseid võimalusi. Et mida siin võib-olla on ka mingil määral Eestis juba alustatud, et näiteks siin restaureeritakse Porschesid või ehitatakse neid ümber elektrirõul liikuvaks. Et need lahendused, mis tuleksid, oleks individuaalsed, et leida sükest niši kaupa ja inimesi, kes huvituvad sellest nišist, et selles vallas, ma arvan, innovatsioon Eestis saab jätkuda. Indrek. Ja, ma tuleks võib-olla tagasi selle lihtsa innovatsiooni juurde, et see on väga laiemõisteline, võib-olla tänapäeva pildis selline kulunud väljend innovatsioon. Aga üks innovatsioon, kui seda saab innovatsiooniks nimetada, Clevonis Ruuben nagu mainis ära, et see, kui sa oled nagu ühes ettevõttes tegev, et siis võib-olla sa nagu lood enda sellist soodsat pinnast. Aga täna Clevonis on vajalik seda isesõitva sõiduki pinnase loomist, sest et üle Euroopa Liiduliselt ei ole sellist ühist paragrahvi või sellist nagu seadusloomet veel nagu olemaski, mis võimaldaks siis nagu skaleerida selliste ise juhtivate sõidukite turule toomist. Ja Clevon koos teiste ettevõtetega siin Eestis on üks põhiline eestvedaja, kes näeb vaeva selle nimel, et luua need seadused nii Eesti tasandil ja see koostöö käib ka nagu juba Euroopa Liidu tasandil, et tugevalt ise veame ees seda ja kanname hoolt selle eest, et need seadused saaks tekkida. Ja juba siin mainiti ka, et nagu väikeseeria tasandil on see juba tekkinud. Ja ütleme, teine pool sellest innovatsioonist, ma nüüd lähen küll nagu hästi äärmusesse, aga eelmisel teemal, et nagu eestlasena ma saan olla eestvedajaks ja tekitada selle keskkonna, et Eesti oleks riik, kus need isesõitud sõidukid võib-olla siis nagu saaksid nagu maailmapildis hüppeplatvormiks nagu inseneridel tudengivormeli programm. Siis ma sattusin kuulama ühte disainerit, Reet Aus oli vist tema nimi, kes toodab riideid teiste kiirmoe brändide tootmisjääkidest. Ja ta mainis seal ära, et kiirmoe maailmas hakatakse liikuma selle poole, et vastutust hakatakse andma rohkem siis tootjale ja tootja peab võtma selle vastutuse, mis saab sellest tootest siis, kui klient on selle ära kasutanud. Ja ma jäin mõtlema, et kui palju seda täna nagu autotööstus teeb. Et ma arvan, et innovatsiooni selles pildis saab tekitada juurde, kui anda ka autotootjatele kaasa hulgas siis sealhulgas ka meile Clevonile. Et kui me mõtleme juba kaugemale ette, mis selles sõidukis saab siis, kui see on ära kasutatud ja kas seal on midagi, mis me saame taas kasutada, et see loob sellise sisendi, kus siis ettevõtte või insener on sunnitud teistmoodi mõtlema. Et samamoodi on pakendimajanduses, et nii kaua, kui sul on lubatud seda plastmassi sisse pakenda, kõik tootjad seda teevad. Aga kui tuleb mingisugune määrus, mis sul käsib teistmoodi teha, siis sa hakkad teistmoodi mõtlema, et autotööstuse kaugemat innovatsiooni, et ma näen ka seal, et sellist järelturu vastutust tuleks tuua rohkem tagasi siis autotootjate juurde. Ja võimalus küsimusi küsida. Kuidas eestlased Rootsi niimoodi? Lõbus lugu. Jälle on tudengivormel süüdi. Meie meeskonna juht Kristjan Maruste, Go-Moduli üks kaasasutaja, oli Viinis ühel konverentsil ja siis Koenigsegi juht Kristjan van Koenigseg sattus olema sellel samal konverentsil ja siis meie Kristjan ja Rootsi Kristjan siis said kokku, et meie Kristjan võttis siis selle julguse kokku, et ta läks siis Rootsi Kristjani juurde ja küsis, et mis on sinu kõige suurem väljakutse selles valdkonnas, mis sa teed. Ja tema lihtne vastus oli selline, et tal on puudus headest inseneridest, kes oskavad programmi nime Katia. Selles on süüdi suuresti Ruuben, kes selle Soomest meile siia Eesti tudengivormelisse tõi.
ja tänu sellele siis nagu oli meil see tugev iseenese müügiargument ja piisas meil siis selles kontaktis saata oma CV-d Rootsi. Meid kutsuti töövestlusele, mind muidugi mitte. Ma tean, meil siin ruumis on üks inimene, kelle ma sõidan rallit, ma olin hästi kurb, et ma ei saanud kutset Rootsi ja siis tuli välja, et minu CV läks junk maili. Ja saime selle sealt õnneks kätte ja 2 kuud hiljem kõik 3 olime Rootsis tööl. Nii lihtne see oligi. Intervjuu oli lühike. Jah, konkreetne. Olge julgemad. Millal saate alustada? Võib-olla väga lühidalt puudutades seda, et me tunneme seda regulatsiooni muutust omal käel nüüd, et peavad olema juba mingid funktsioonid nagu lane keeping ja nii edasi auto peal olemas, et peame juba võtma neid arvesse, rääkides ISO 26262, siis ei reguleeri üksnes seda tarkvara, vaid ka kuidas seda tarkvara arendatakse. Ehk siis sa pead nagu, kui sa oled juba kuskil maal, siis sa oled täitsa hädas, sest sa ei ole alustanud seal, kus sa oleks pidanud alustama. Et see on kindlasti keeruline pähkel kõigile. Veel küsimusi? Küsige. Ma väga pigem tahaks küsimusi näha. Või kui mitte ühte küsimust teile, siis me oleme halvasti esinenud. Ei, siin on veel kohe. Palun, seal nurga peal. Ma kuuleme küll, ma arvan. Kõva häälega. Kas te oleksite nõus tegema sellist maailma parandamist, mis hammustab kõvasti autotootjaid? Mida see täpsemalt tähendab? Kasumimarginaalid, uute müüdud autode mahtu. Kas Königsega on nõus loobuma sisepõlemismootoriga autode tootmisest? Ma olen insener, ma ei ole omanik. Kui ma oleks omanik, ma peaks võib teistmoodi vastama. Ma olen insener, ma olen innovatsioonifänn, emotsioonifänn ja nii edasi. Et see on väga tundlik teema, ma arvan, kommenteerida praegu seda raha, mis läheb siin elektriautode arendusse ja mis, kuidas neid siis, kuhu need hinnad lõpuks kantakse ja mis on elektriautode hinnad tänasel turul. Ma arvan, et paljud inimesed sõidaks rohkem elektriautodega, kui nad oleks soodsamad, sest et täna sõitmine nagu kütusekulu nii-öelda on soodsam, kindlasti tulevikus muutub. Et ma väga hästi ei oska sellele küsimusele vastata, sest et see ei puuduta nagu ilmtingimata mind, sest ma olen autoinsener. Rääkides veel neist maailma kõige kallimatest autodest, kui palju seal siis on antud nüüd juhtimist juba tehisajule, AI-le? Meie autode puhul võib-olla mitte nii palju ja kui autode puhul, nagu siin Enno Lend märkis, et autosõit on ka nauding, et teie autode puhul on see naudingu aspekt ka juures. Kindlasti on nauding, aga me oleme kindlasti ka tuntud selle poolest, et me teemegi sellise asja, näiteks viimased 4 aastat oma elust ma olen enamasti nagu kulutanud 7-käigulise automaatjuhtimisega käigukasti tootmisele või loomisele ja see grupp oli väga väike, et meil erinevatel aegadel oli seal 3-4 inimest selles meeskonnas. Ja selle sama tarkvara, et kuidas juhtida 7 sidurit, kuidas vahetada 2 sidurit samaaegselt 20 millisekundi jooksul või siis see mootori pöörete nagu muutumine ühelt käigult teisele on 20 millisekundi jooksul niimoodi, et see oleks kiire ja sujuv. Ja seda mõjutavad kõik, temperatuur ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis see peab tunduma mugav. See tunne on ikka see inimese tunne on seal sees. See nõuab juba väga, väga palju tarkvara. Ja kui kui on jutt sellest isesõitvatest autodest, et ma ütleks, et mina nagu isiklikult ma ei ole selle ala inimene, aga ma nägin seda paar aastat tagasi, siis tuli väga palju jutti nii ja naa ka meie juures, aga ma praegu pigem näen, et on nagu tekkimas sellised suured firmad, kes neid tehnoloogiaid arendavad ja siis on võimalik neid Eestile müüma. Mis minu arust on väga huvitav siis lõpuks näha, et kes vastutab. Kas see tehnoloogia arendaja, see autotootja või siis see sama, teen Boltile reklaami näiteks, kas Bolt peab hakkama vastutama siis selle eest ja kas nad on tegelikult tänases päevas valmis ja võimelised seda vastutust võtma. Et kindlasti me elame väga huvitavatel aegadel nendel teemadel. Ma korra hüppan tagasi veel. Tervitsed selle autotehnika kursuste meessel, et kui siis rääkisime eestlaste rollist inseneerias, siis olles ka Rootsis töötanud Ferrari, Lamborghini, teiste tuntud brändide inseneridega koos, siis me ei ole halvemad,
aga ma tean, me oleme ühes asjas neist kindlasti paremad ja see on selline tudengivormelist kaasa õpitud tüüpviga, et meil on hästi lühikese aja jooksul vaja see nagu võistlusmasin siis valmis projekteerida ja me veedame selleks garaažis hästi palju magamata ületunde. Ja ma arvan, see oli üks märksõna Rootsis, et mina ja Ruuben ja veel meile teine eestlane oli ikkagi viimane nägu kontoris, kes võttis siis selle Ruubeni puhul juhtivinsenerina selle rolli, et kui midagi on, mis vajab tegemist ja on vaja ka tähtajaks valmis saada, siis see oli selline läbiv tugevus eestlaste puhul. Et veel kord, kes vähegi julgeb unistada ja korra väljaspool Eestit tööd teha, et siis pöörduge Ruubeni poole. Võtke tal täna nööbis kinni ja küsige, mis on tema suurim väljakutse. Kõlab hirmsalt. Ma arvan, et võib-olla üks väike asi, et see oli eestlaste tugevus, eestlaste nõrkus on see, et kui kõik teised tulevad, siis nad räägivad, kui tublid ja kui kõvad ja kui head nad on. Eestlane oli pigem see, et oi, ma ei tea, ma ei ole seda, keegi pole mulle seda öelnud, ma nagu ei saa ju ise seda öelda, kui hea ma olen ja ollakse väga tagasihoidlikud. Ja tegelikult, kui vaadata, kuidas neid hüperautosid ka tänapäeval müüakse ja mis iganes Teslas ja kõiki muid, siis müüakse, proovin poliitiliselt korrektseks jääda, müüakse visiooni ja siis hakatakse seda teostama. Eestlane tahab ennem valmis teha, testida, võita kõik katsed ja siis pakkuda selle turule, et ma tegin siukse asja, see on selline. Võib-olla eestlane võiks ka natuke julgemale öelda, et ma saan teha sellise asja, et tulge muga kaasa näiteks, et seda kõik need, ma ei tea, 1 miljon pluss autotootjad, kellega ma olen kokku puutunud, teevad seda. Ja muideks ärge kartke sisepõlemismootorid nii palju, kui mina tean, vähemalt ka lähiajal kuskile. Selle mõttega on hea lõpetada. Aitäh teile!